Tere! Minu nimi on Allar Veelmaa ja tänases videotunnis me lahendame mõned nii-öelda veaohtlikud tõenäosusteooria hästi lihtsad ülesanded. Vaadake, klassis on 6 poissi ja 18 tüdrukut ja õpetaja nüüd kutsub või tahab õigemini kutsuda siis tahtli juurde 2 õpilast. Ja suvaliselt meil on 2 sellist alaülesannet, et kõigepealt kutsutakse poiss ja tüdruk. 1 poiss ja 1 tüdruk. Ja teises, vaadake, on järjekord tähtis. Kutsutakse esimesena poiss ja siis tüdruk. Kõigepealt klaarime natuke siin seda asja. 24 õpilast ilmselt on meil kokku, 6 poissi, 18 tüdrukut ja kutsume nendest 2. Nii et järelikult me peame siis kõikide võimaluste arvu leidma kombinatsioonide abil. Kombinatsioonid 24-st 2 kaupa, 24 faktoriaal jagatud 2 faktoriaaliga ja 24 miinus 2 on 22, nii et 22 faktoriaalist tuleb ka juurde. Kokku on 276 paari võimalik siis moodustada. 1 poiss, 1 tüdruk ja klassis 24 õpilast, 6 poissi, 18 tüdrukut. Tõenäosus. Me peame võtma poiste hulgast 1 ja tüdrukute hulgast ka 1. Ja jagame siis, näete, kõikide võimalustega. Ja see tõenäosus tuleb siis 9/23. Mis see nüüd juhtub, kui esimesena kutsume poisi ja siis tüdruk? Hakkame pihta. Esimesena poiss. Poisse on 6. Lapsi 24. 1/4 on tõenäosus. Teisena tüdruk. Tüdrukuid on 18, aga vaadake nüüd. Nüüd õpilasi, keda saab kutsuda, on 23 ainult. Sest poiss on juba käinud. Näete, 1/4 korda 18 23. Ja siin saab taandada. Tuleb siis kokku 9/46. Ja nüüd vaadake neid tõenäosusi. Näete, teine tõenäosus on 2 korda väiksem. Aga peabki ju nii ilmselt olema, sest vaadake, esimene variant on ju hulgalmati laiem selles mõttes, et 1 poiss, 1 tüdruk, see tähendab seda, et mis järjekorras kutsuda, on ju 2 võimalust. Poiss ja tüdruk või tüdruk ja poiss. Teisel juhul 2 võimalust pole. Nii, kaardipakk ülesanne. 36 kaarti ja võtame siit juhuslikult 1 kaardi. Kui suur on tõenäosus, et me võtame punase kaardi. Ilmselt ei ole kellegi jaoks see uudis, et see tõenäosus tuleb 1/2. Punaseid kaarte 18, musti 18, kokku soodsate võimaluste arv jagatud kõikide võimalustega 1/2. Punane kuningas. No, kes nüüd pokkeri hull ei ole või linnade põletamist just ei mängi, siis võib-olla ei tea, et punaseid kuningaid ja musti kuningaid mõlemaid on siis 2. Nii et kaardipakis on 4 kuningat. Viimane küsimus on ohtlik. Vaadake, küsitakse, kas punane või kuningas. Ja siin on see oht, et me mõne kaardi loeme 2 korda. Nii, kõigepealt punased kaardid. Nüüd võtame kõik 4 kuningat ja nüüd peame lahutama ära, näete, need, mis me oleme topelt võtnud. Nii et pange nüüd korraks video pausi peale, muidu te võib-olla ei saa kohe pihta, et miks me peame midagi. Nüüd 3. ülesanne. Meil on vaja siis, näete, leida tõenäosus, kui 3 militaari on siis läinud lasketiiru ja nad tabavad siis vastavalt siis tõenäosustega 0,9, 0,8, 0,7. Nüüd kõikide tabamise tõenäosus, näete, et kõik tabavad ühte märki on 0,9 korda 0,8 korda 0,7. Et kõik lasevad mööda. Aga nüüd on küsimus, vähemalt 1 laskur tabab. Mida see tähendab? Kuidas me seda arvutada saame? Nii et näete, kõik tabavad selle tõenäosuse. Me saame välja arvutada, et mitte keegi ei taba. Saame ka välja arvutada, selle me oleme siin teinud, aga et vähemalt 1. Ja vaadake, keegi ei taba. See tõenäosus on meil teada, saime selle välja arvutada.
mis on selle sündmuse vastandsündmus? Keegi ei taba on tõenäosus, näete 0,006, mis on selle sündmuse vastandsündmus? Aga vastandsündmus ongi siis see, et keegi saab ikkagi pihta. Ja sündmuse ning vastandsündmuse tõenäosuste summa on võrdne 1-ga. Mis tähendab omakorda nüüd seda, et kuna me näete mitte tabamise, et kõik lasevad mööda, seda tõenäosust me teame, siis me saame arvutada tõenäosuse, et vähemalt üks laskuritest saab pihta. Nüüd üks protsent ülesanne, ma ei nimetus keda nii veaohtlikuks, aga seda lahendatakse lihtsalt valesti. Näete, 2% ei vasta standardile ja ülejäänud detailidest 90% on siis mingi esimene sort, keegi on kehtestanud mingi esimese sordi nõuded. Me peame nüüd võtma siis, leidma tõenäosus, et see 2% ei vasta standardile, ehk need pannakse siis kõrvale. Müüakse odavas väljamüügis maha. 98% vastab standardile. Ja see on siis 0,98 osa, ehk kui me võtame detaili, siis tõenäosusega 0,98 me saame siis korraliku asja. Ja 90% nendest, nüüd mis on vastavalt standardile, vastavalt ka esimese sordi nõuetele. Nii et leiame siis 90% 98. Ja see tuleb 0,882. Ehk 88,2% kogu toodangust vastab esimese sordi nõuetel. Nüüd keegi Raul peab tegema ilmselt sõidueksami või liikluseksami, vahet ei ole siin. Ja küsimus, kui suur on tõenäosus, et ta sooritab selle eksami 3. katsel. Siin on nüüd teksti koht, mõtlemise koht, just nimelt 3. katsel. Mida see tähendab? Aga see peab ju tähendama seda, et esimesel katsel ta kukkus läbi, teisel katsel kukkus läbi ja 3. katsel sai tehtud. Tõenäosus, et ta kukub läbi on 0,3. Teisel katsel tõenäosus, et ta ei saa tehtud, on ikka 0,3. Ja 3. katsel ära tegemise tõenäosus 0,7. Näete. Ja leiame tõenäosuste korrutise. Ei tee ära, teeb ära. Ja tõenäosus on 0,063, et ta teeb just nimelt 3. katsel. Me võiks ka arutada tõenäosus, et ta teeb 7. katsel. Aga see tõenäosus ilmselt läheb juba veel väiksemaks. Üks klassikaline ülesanne, mis on paljudes ülesannete kogudes ja on seal erineva vastusega nagu varustatud, et see tähendab seda, et on valesti lahendatud ja see valesti lahendamise põhjus on tihti selles, et mõni variant jäetakse välja, unustatakse ära. Nii, pange video stopi peale ja mõelge välja nüüd need variandid, milliste pirukate valiku puhul siis see poiss, kes seal pildilgi on, näete, saab kõhu täis. Nii et video stopi peale. Pildil on, näete, siin ka viide, nii et keegi ei saa mulle öelda, et ma olen selle pildi kusagilt oma ilma loata võtnud, omavoliliselt. Näete, vaadake, kõigepealt 3 lihapirukat. Poiss saab 1,5 kõhutäit, nii nagu see seal on ka, silmad on juba punnis ja päris hea on olla. Nii et 1,5 kõhutäit. Näete. Edasi, 2 lihapirukat täidavad kõhu. Aga poiss pidi võtma ju 3 pirukat, järelikult me võime lisada veel kas moosipiruka või riisipiruka. 3 moosi täidavad kõhu. Aga liha, moos ja moos, vaadake nüüd, näete, sealt tuleb juba rohkem kui 1 kõhu täis. Liha, moos ja riis, nüüd peab välja arvutama, liha annab 1/2, moos 1/3 ja riis 1/5 ja nüüd, kui te murrud kokku liidate, saate ka üle 1. Nii et ka see variant läheb meil mängu. Nii et kokku näete,
on meil siis võimalik seda poissi nüüd nuumata siin siis väga mitmel erineval viisil. Ja näete, me oleme nüüd pannud siis soodsate võimaluste alla kogu selle loo siin kirja. Pange nüüd video stopi peale, muidu ei suuda enam jälgida, et siis te saate vaadata 3 liha, 5-3, 2 lihamoos, 5-2, 5-1, 2 lihariis, näete, 5-2, 5-1, 3 moosi, 5-3, liha, 2 moosi, 5-1, 5-2, liha, moos, riis. Ja üldse 15-3. Nüüd on seda arvutustööd siin kenakesti palju, aga me